Ja tere kuulama siin selles loengus, ma räägin siis lühidalt brändist. Miks ma ütlen lühidalt? Sellepärast, et bränd on tegelikult väga sügav asi. Tavaliselt kõik teavad Coca-Colat, Apple'it, aga kuidas sinna nii jõuda? See ei ole lihtsalt see, et tee mingit kõik stiilseks või et tee kõik teatud ühtemoodi, et see on ikkagi terve sükene filosoofia ja mõtteviis, et bränd peab olemagi nagu mõtteviis ja bränd on ikkagi nagu reklaminduse alus. Kõigepealt räägime siis sellest, et bränd on tööriistade kogum, edasi räägime sotsiaalsetest ja strateegilistest tööriistadest ja siis vaatame seda, et kuidas siis saavutada tööriistade abiga soovitud kuvandit. Soovitud kuvand ongi see, mida me tahame. Edasi käsitleme tuuma, väärtusmaailma, sihtgruppi ja brändi häält. Need on kõige rohkem segadust tekitavamad brändi nagu osad. Siis käsitleme ka sükst teemat nagu brändide sotsiaalne vastutus. Edasi räägime, kuidas kaardistada brändi, anname sükse tööriista ja lõpuks vaatame hästi lühidalt üle veel lifti kõne, kuna ta on tegelikult jube tõhus tööriist. Bränd on tööriistade kogum kuvandi muutmiseks. Kui me nüüd tegelikult nagu räägime sellest, et mõnda kuvandit ei ole vaja muuta, vaid seda kuvandit on vaja hoida, siis tegelikult see on vale, sellepärast et ühiskond ja keskkond meie ümber kogu aeg muutub ja on pidevalt muutumises ja kui me räägime, et ettevõtte brändi kuvand peab olema sama, siis tegelikult see tähendab seda, et ta peab säilitama sama tunde muutuvas olekus, muutuvas keskkonnas, ehk siis tegelikult iga bränd peab muutuma keskkonnaga kaasa. Ei ole olemas sükst asja, et nagu umbes üks kivi on kusagil paigas ja seal ta on ja 100 aastat täpselt samasugune. See tähendab seda, et kui üks bränd on 100 aastat samasugune, tähendab seda, et ta on pidanud 100 aastat kogu aeg niimoodi muutma, et ta säilitaks enda omadused. Bränd ei ole nagu midagi sellist, mis ütleme nagu on või mingisugune logo mingi püksi tagumiku peal, vaid meie vaates, reklaami inimeste ja turundusinimeste vaates on bränd väga konkreetselt ja selgelt tööriista kast. Ta on tööriist. Ta on ette nähtud selleks, et hoida kuvandit ja muuta kuvandit soovitud suunas. Ja see on nagu statement, see on nagu mõtteviisi alus, ehk siis bränd peab olema pidevas muutumises, kuna meie ümbruskond muutub ja selleks on olemas tööriistad. Kohe vaatame, millised tööriistad on siis olemas ja mida nendega teha saab.